Tere 9. klass! Tänases tunnis te lahendate 5 arvutusülesannet, mida te leiate tunni kirjelduses. Iga ülesande juures on olemas vastus, et võite oma tulemust võrrelda siis. Tänaseks me oleme teiega õppinud seda, kuidas arvutada vajalikku soojusenergiat mingi aine soojenemiseks või siis, kui palju soojusenergiat eraldub aine jahtumisel ning samuti viimases tunnis me õppisime teiega seda, kuidas arvutada seda, kui palju soojusenergiat läheb vaja, et tahkis muutuks vedelikuks või siis kui palju soojusenergiat eraldub, kui vedelik muutub tahkiseks. Et 2 tüüpi valemit on teil vaja tänaseks teada. Üks on delta Q, mis on C korda M korda lõpptemperatuur miinus algtemperatuur ja teine valem on Q sulamine, mis on lambda, mis on sulamissoojus korda mass. C on erisoojus. C-d läheb vaja siis, kui toimub aine temperatuuri muutumine. Vee soojenemine, jää soojenemine näiteks, raua soojenemine või siis alumiiniumi jahtumine. Lambdat läheb vaja siis, kui toimub aine oleku muutumine. Näiteks muutub jää veeks sulamistemperatuuril, siis läheb vaja Q sulamist ja läheb vaja ka vee sulamissoojust. Me oleme teiega õppinud, et sulamissoojus saab olla nii positiivne kui ka negatiivne. Kui aine oleku muutumine toimub kasvava temperatuuri suunas, siis lambda on positiivne, kui aine oleku muutumine toimub kahaneva temperatuuri suunas, siis lambda on negatiivne. Et siin on siis üks selline näidisülesanne, mis on jää muutumine veeks. Ja näiteks õues on temperatuur -10 kraadit Celsiust ja meie toome siis seda -10 kraadit Celsiuse juures olevat jäätükki tuppa, kus temperatuur on 20 kraadit Celsiust. Et siin tuleb arvestada, et toimub 3 protsessi. Esimene protsess, mis toimub, on jää soojenemine. Kogu see protsess, mis toimub 2 temperatuuri vahel, -10 kraadit Celsiuse ja 0 kraadit Celsiuse juures, sulamistemperatuur on 0 kraadit Celsiust. Et see on esimene protsess, mis on jää soojenemine. Jää alustab soojenemist -10 kraadit Celsiusel ja lõpetab soojenemist 0 kraadit Celsiuse juures, sulamistemperatuuril. Ja siia tuleb esimene valem, mis on delta Q. Jää võrdub jää erisoojus korda jäämass korda temperatuuri vahemik, temperatuuri muut. T sulamine miinus T1, mis on lõpptemperatuur miinus algtemperatuur. See on see, mis puudutab esimest protsessi. Kui jää on soojenenud 0 kraadit Celsiuseni, siis hakkab toimuma see sama protsess, mida me oleme õppinud viimases tunnis, mis on aine oleku muutumine. Ja siin läheb vaja valemit Q sulamine, mis on lambda korda M. Lambdat te saate vaadata tabelist, mida ma lisasin tunni kirjeldusse. Seal tabelist on näha erinevate ainete erisoojused ja erinevate ainete sulamissoojused. Mass, mis sulab, on võrdne selle esialgse jää massiga ja niimoodi saame välja arvutada, mitu džauli soojusenergiat kulub, et jää muutuks veeks. Kui kogu jää on ära sulanud, siis meil on olemas 0 kraadit Celsiuse juures vesi, mis hakkab kuumenema 20 kraadit Celsiuseni. Ja sellisel juhul me võime võtta juba seda kolmandat protsessi, mis on vee soojenemine sulamistemperatuurilt kuni lõpptemperatuurini. Ja see on kolmas protsess, mis on delta Q võrdub C vesi korda M vesi korda lõpptemperatuur, mis on T2 miinus algtemperatuur ja vee algtemperatuur ei ole -10 kraadit Celsiust, vaid see on juba sulamistemperatuur, mis on 0 kraadit Celsiust.
Et niimoodi 3 protsessi soojusenergiate arvutamisega saame teada, kui palju kokku läheb meil vaja energiat. Ja selleks on vaja lihtsalt liita kõikideks protsessideks kulunud soojusenergiat, ehk siis delta Q jää pluss Q sulamine pluss delta Q vesi. Ja nii lihtne see ongi. Kõige keerulisem ei ole siin seesama arvutamine või valemi kasutamine, vaid kõige keerulisem siin on selle protsessi mõistmine. Kõige keerulisem on leida, millised protsessid üldse kokku toimuma hakkavad. Et kui meil on jää, mis muutub veeks, siis alati on 3 protsessi. Jää soojenemine, siis on jää sulamine ja seejärel vee soojenemine. Protsess võib olla ka vastupidine, et kui me nüüd selle toatemperatuuril olevat vett viime õue, kus on temperatuur -10 kraadit Celsiust, siis jälle toimub 3 protsessi, aga vastassuunas. Et kõigepealt toimub siis vee jahtumine, siis toimub vee muutumine jääks ehk tahkumine ja kolmandaks on siis jää jahtumine õue temperatuurini. Selline lugu. Palun võtke lahti tunni kirjelduses olevad ülesanded. Siin on need täiesti olemas. Siin on 5 ülesannet, need tuleb ära lahendada. Vastused on kandilistes sulgudes olemas ja on olemas ka tabel, kus leiate kõik vajalikud suurused. Siin on erinevate ainete erisoojused ja sulamissoojused olulised.